tere! Olen Kairi Kuusma ja jagan sinuga sel korral mõtteid paarisuhtest ja üldse suhetest. Nii et paarisuhe on võib-olla selline kõige intiimsem ja lähedasem ja see toob väga palju erinevaid kohti meil ülesse, kui me läheme suhtesse. Aga kui me oleme ka suhtluses ükskõik milliste inimestega, siis sealt me võime hakata nägema meie enda käitumismustreid, eriti kui meil tekivad pingeolukorrad. Ja see on üks hea võimalus iseennast uurida. Nagu ma olen öelnud, paarisuhe on parim iseenda uurimiseks ja iseenda süsteemi tundma õppimiseks. Nii et läbi paarisuhte me võtame kaasa kogu selle pagasi, mis on olnud meie elu jooksul ja ka mis on olnud meie vanemate, vanavanemate ja võib-olla veel eelmiste põlvede elu jooksul. Kui neil on olnud paarisuhetes selliseid kogemusi, selliseid võib-olla lahku kokku käimisi, kus on olnud väga palju emotsioone, võib-olla ka pingeid, võib-olla ka väga positiivseid asju, seal ei ole ainult negatiivsed asjad, nii et kõike tuleks vastu võtta ja uurida, et sa saaksid iseendast rohkem aru, miks sa mingid teatud olukordades käitud nii, nagu sa käitud paari suhtes. Ja võib-olla need mustrid, mis sealt tulevad, need võivad olla nii korduvad. Ja siis me kuuleme, nagu öeldakse, et jälle ma astun sellesse samasse ämbrisse. Tegelikult see ei ole nii, vaid ma olen täpselt sellises mustris, mis on minu süsteemile ära õpitud. Selleks, et kunagi oli see vajalik. Näiteks lapsepõlves oli vajalik selleks, et ma kohanduks seal, kus ma olen kasvanud. Ja ma nägin, kuidas toimus üldse paarisuhe. Kas seal oli paarisuhe üldse? Võib-olla seal ei olnudki paarisuhe, mul võib-olla puudub üldse kogemus, mida ma paarisuhteks võiksin pidada. Ma olen võib-olla väljapoolt kuskilt näinud vanavanematelt, sugulastelt, võib-olla tuttavatelt. Ma olen võib-olla loonud enda jaoks mingi pildi, kuidas paarisuhe võiks olla. Ja võib-olla see pilt on täiesti illusioon. Sellist suhet võib-olla mitte kunagi ei saa olema. Kui see on selline, kus me ütleme, et mitte kunagi me paari suhtes ei vaidle, ei kakle, ei avalda oma arvamust. Ma ei mõtle selles mõttes kakle, füüsiliselt kakle, vaid selles mõttes, et me ei avalda oma arvamust, vaid kõik on väga lilleline ja illusioorne, siis sellist suhet vaevalt, et üldse on olemas. Igas suhtes, kui tuleb kaks inimest kokku, meil on oma maailm, meil on oma arvamus, meil on oma tõde ja kui me seda mitte kunagi partnerile ei avalda, siis me elame hoopis teise elu. Me elame siis partneri elu ja ei ela oma elu. Nii et see paarisuhe on ülihea vahend iseenda uurimiseks, aru saada, mis sinuga tegelikult toimub ja siis luua muutused. Ja öeldakse, et me teist inimest muuta ei suuda, me saame muuta ainult iseennast ja nii kaua, kui ma näitan näpuga selle teise suunas, ükskõik kui kõvasti ma sinna vibutan, nii kaua ei muutu mitte midagi, ma võin teile öelda. Ja kui ma vaatan lõpuks peeglisse ja saan aru, et oot, minus on ikkagi midagi. Mina praegu ärritusin, mina praegu käivitusin, minul tulid emotsioonid nii tugevalt ülesse ja mina pean enda sees selle ära lahendama. Ja siis alles saab hakata looma muutust. Nii et tule ja saa teada, mul on päris mitmed paarisuhte koolitused, nii et saa veel sügavamalt endast teada, mitte ainult enda süsteemist, vaid ka kaugemalt ulatuvast perekonnasüsteemist, millised need mõjutused on, millise pagasi ja seljakotis oled endale sinna paarisuhtesse tegelikult kaasa võtnud. Nii et tule ja saa teada.